Lahepere lahe lõunakaldal on kilomeetri pikkune peene ja puhta liivaga lai rannariba. Päevitajad ja suplejad on hinnanud siin rohkem kui sajandi kestel kivideta peene liivaga mereranda. Laulasmaa ja Klooga rand kujunesid menukaks suvituspiirkonnaks juba 19. sajandil, kui Balti sakslastel tärkas huvi suvitamise vastu Eesti kuurortides. 19. sajandi lõpukümnenditel kujunesid Laulasmaa ja Klooga rand Balti aadelkonna seas populaarseteks väljasõidukohtadeks. Klooga rand ja Laulasmaa olid kahe maailmasõja vahelisel perioodil populaarseteks suvitus- ja puhkekohtadeks nii ettevõtjatele, riigiametnikele kui ka loomerahvale. Eelmise sajandi alguskümnenditel oli Pirita rand jaheda ja mitte eriti puhta veega tallinlaste jaoks pea ainus rannamõrude nautimise koht. Tuhande 1950. aastatel oli Pirita rand päevitajate ja suplejate seas eriti populaarne. Rannailmadega olid bussijärjekorrad pikad ja bussid reisijatest ülekoormatud. Regulaarne rongiliiklus Tallinna ja Kloogaranna vahel algas 18. juulil 1960. aastal. Rongiliikluse pidulikul avamisel Klooga raudteejaamas lõigati läbi lint ja peeti kõnesid. Pärast avatseremooniat sõideti rongiga Kloogaranda, kus raudteepeatuses mängis puhkpilliorkester. Seejärel jalutati randa. Ootepaviljoniga perrooni pikkus oli 180 meetrit, kuna arvestati, et rannailmadega tuleb kasutada ka tavapäraselt pikemaid ronge. aasta suvel sõitis Klooga randa tööpäeviti 23 ja puhkepäevadel isegi 39 elektrirongi. aastal projekteeritud, 62. aastal valmis saanud Klooga ranna bussijaam oli üks uhkemaid kogu vabariigis. Lõpppeatuses seisid bussid, mis väljusid Tallinnast ja sõitsid läbi Vääna-Jõesuu Klooga randa. Bussid teenindasid siiski peamiselt kohalikke elanikke ja Laulasmaa suvitajaid. Nende postide peal oli selline kaldkatus, nii nagu ka kioskitel ja mitmetel teistel hoonetel. Siin kõrval oli siis kinnine hoone ühe sellise klaasseinaga, kus töötas juuksur, töötas rannavalve, rannakomandandi kabinet, hoiti ka tööriistu ja mille seina sisse oli jäetud ka kassaluuk. Et arvestusega, et hakkab käima 9 erinevat bussiliini ja siis saab bussipiletit sealt müüa, aga bussiliine nii palju ei pandud, rong tegi selle töö ära. Bussiga oli küll ilus sõita mööda Vääna-Jõesuu kaudu ja Rannamõisa kaudu, aga palavate ilmadega oli see ütlemata tülikas, bussid olid enamasti täis. Ajalehekioskist oli võimalik osta randa kaasa ajakirju ja värskeid ajalehti. Kõige kaugemal sinna Laulasmaa poole ehk rannagarderoobi juurest üle silla, sellises väga
omaette kohas, seal oli kiosk Ida, siis oli kiosk Põhi, Lõuna ja siis oli Lääs, oli siin teisel pool silda. Ida sai vist väga lühikest aega töötada, mitte sellepärast, et tal nimi selline oli, aga kuna ta oli nii kõrvalises kohas, siis ja kogu kaup tuli kärudega vedada üle 2 silla. Rannakülastajate seas olid kõige populaarsemad 2 kõrvuti paiknevad kioski nimedega Põhi ja Lõuna. Müügipaviljoni 3 klaasseintega külge andsid ostjatele hea ülevaate müügil olevast. Ja on alles veel üks nendest 4 ilmakaare kioskist. See on siis kiosk Põhi. Raudteepeatuse juures oli müügipaviljon nimega Ranna, mille kaubavalik oli enamasti teiste kioskide omast rikkalikum. Rannapaviljon, mis on üle silla paremat kätt, jääb see kivihoone, ta on eraomanduses. Omanik ei tea veel siiamaani, mis sellega peale hakata. 61. aasta suvel avatud rannarestoran Kajakas sai suvitajate seas kiiresti populaarseks. 80 külastajat mahutav rannarestoran avati mai algul ja see töötas suve lõpuni. Kui päeva toitlustati rannakülastajaid, siis õhtul töötas restoran, kus mängis ansambel. Vetelpäästejaama hoone asus kunagi veepiiril. Jaama 10 töötajat käis tööl vahetustega ja merel oli kogu päeva kestel paadipatrull. 1990. aastatel jäi suplejaid iga aastaga vähemaks. Rannavalve järele kadus vajadus ja vetelpäästejaam suleti. Omanikuta maha jäetud vetelpäästejaamas tekkis tulekahju, mis järel põhiosa hoonest lammutati. Kunagisest rannatarvete laenutuspunktist ja rannagarderoobist on alles ainult vundament. 60. ja 70. aastatel oli Klooga rand tallinlaste ja Harjumaa elanike jaoks populaarne rannamõnude nautimise koht. Seda eelkõige sagedase elektrirongi ühenduse, puhta merevee ja rannaliiva ning tuulevarju pakkuvate liivaluidete tõttu. Päikseliste ilmadega oli sedavõrd palju rannakülastajaid, et vahel oli raske rannaliival vaba kohta leida. Mõnel päeval oli rannas korraga mitukümmend tuhat inimest. Superrand meelitas lapsi kiikede, karusselli, liumägede ja ronimiskohtadega. – 1990. aastal kaotas Klooga rand avaliku ranna staatuse. Rannaala jäeti hooldamata, müügipaviljonid ja rannaatraktsioonid hakkasid lagunema. 1991. aasta suvel kogunesid Klooga rannas maleva kokkutulekuks õpilasmaleva rühmad. Käidi suplemas, tegeldi isetegevuse, pallimängu ja köieveoga. Peremeheta jäetud rand hakkas kaotama mainet. Seda külastasid peamiselt kohalikud elanikud ja lähipiirkonna suvilates puhkajad. 2010. aastaks oli enamus Klooga ranna hoonetest lagunenud või lammutatud. Vahepeal katkes ka rongiliiklus, raudtee ja perroon rohtusid ning hakkasid võsasse kasvama. 1997. aastal sõitis elektrirong randa vaid paaril korral päevas.
Pärast uute elektrirongide saabumist lammutati raudteepeatuse vana ooteplatvorm ja selle asemel ehitati endisest oluliselt lühem. Uued rongid hakkasid sõitma Kloogaranda enamasti 3 korral päevas. 2015. aastal otsustas Keila vallavalitsus, et rannaala tehakse korda ja avalik superrand Kloogarannas taastatakse. Lääne-Harju vallavalitsus otsustas muuta Kloogaranna valla esindusrannaks. Uus rannakompleks kavandati vastamaks eelkõige kohaliku kogukonna vajadustele. Piirkonnas elab ja suvitab mitukümmend tuhat inimest. 2 esimese koroona-aasta suvel pakkus rannas filmielamusi kinopiknik. Filmivalik oli lai, koosnedes nii Eesti filmiklassika paremikust kui ka Hollywoodi filmidest. Külastajatelt piletiraha ei küsitud, kuid piknikuroad tuli osta kinopikniku puhvetist. 2023. aastal valmis Kloogaranna uus parkla, mis pakub tasuta parkimisvõimalust rohkem kui 200 sõidukile. Parkla kõrval on korvpalliväljak ja lauatennise lauad. Randa on rajatud uued sillad, üle poole kilomeetri tänavakividega sillutatud jalgteid ning rohkem kui kilomeetri jagu terrassilaudadest teid. Rannakülastajad teenindavad nii statsionaarne müügipaviljon Põhi kui ka mitmed ratastel kioskid. Kunagine populaarne superrand on ärganud uuele elule. Kõigile rannakülastajatele jagub piisavalt ruumi ja privaatsust. Lastele pakub rõõmu laevakujuline ronimislinnak, mis toodi kohale Hollandist. Rannailmaga leiavad kasutust kõik 5 rannavõrkpalli ja rannatennise väljakut. On mõeldud ka rannajalgpalli harrastajatele. Kahe 2024. aasta 8. juunil toimus Treppoja silla juures kohalike poolt korraldatud omaalgatuslik 5. supifestival. Maitsvaid suppe pakkusid tasuta 10 kohalikku supikukka. Nõudliku maitsega tänulikest supisõpradest puudust polnud. Treppoja supifestival on hea näide sellest, kuidas algatusvõimelised ja teotahtelised vabatahtlikud suudavad liita kohalikku kogukonda. Sama aasta 31. augustil leidis Kloogarannas aset traditsiooniks saanud Lääne-Harju vallapäev. Lisaks laadale toimus kohalike ettevõtete mess, ikalaua piknik ja muinastulede süütamine.
Luogaranna kivisillutise ja puitlaudisega teed koos laste mänguväljaku ja palliplatsidega on mõeldud eelkõige kohalikule kogukonnale aastaringseks kasutamiseks. Korrastatud ja uuendatud rannaala moodustab koos Männimetsa, luidete ja puhta liivaga kauni maastikupargi.